oli 9. oktoober 1996 ja siin Kadrioru staadionil pidi toimuma MM valikmäng Eesti ja Šotimaa vahel. Tegelikult oli see väga oodatud mäng ajakirjanduses. Tõsteti see väga kõrgelt üles ja mängu ootus oli väga suur. Ma ei tea, Indrek, sina tead, kuidas seal eelmisel päeval, kuidas teie treeningud ja asjad toimusid? No meie käisime veel mängueelsel päeval Kadriorus treeningut tegemas, nagu tavaks on, et meie käisime paar tundi varem, kui järgmisel päeval pidi nii-öelda avavile olema ja šotlased tulid siis peale meid veel siia trenni tegema. Siit siis probleemid pihta hakkasidki. No ja, ega võib-olla suurt probleemi nagu ei olnudki eelnevalt õhus, sellepärast et selliselt organiseeritud mäng toimus ju ka 1994 Eesti ja Itaalia vahel ja valgustuse tehniline lahendus oli ju sama ja isegi võib-olla tükk maad parem. Ja eelneval mängueelsel päeval ei viidanud esialgu miski, et see mäng võiks nagu ära jääda. Kuna valgustus oli üleval, Soome MTV 3 inimesed käisid veel prožektorid siin üle ja mõõtsid erinevates väljaku punktides seda valgust. Aga siis, kui saabusid šotlased, oli kohe tekkis probleem, oli juba nende kehakeelest näha, et midagi on õhus ja siis tuligi välja, et neile ei meeldi valgustus, küll ei meeldinud neile, et valgustus oli liiga madalal ja et valgustustihedus ei olnud ühtlane ja nad esitasid selle protesti minu mäletamist mööda kohe ka mängu komissarile. Ja tol ajal oli siis selliselt, ma ei tea nüüd, kuidas tänapäeval on, aga tol ajal oli nii, et UEFA-l oli mängudelegaat ja FIFA-l mängukomissar ja FIFA-l siis mängukomissar otsustab, kas mäng saab toimuda või mingitel tehnilistel põhjustel mitte. Ja FIFA komissar oli siis nii-öelda algaja, ta oli esimest korda sellisel MM valikmängul, ta oli küll olnud UEFA delegaat, kuid mitte FIFA komissar. Ja kui šotlased siis talle nii-öelda pinda hakkasid käima, et valgustus ei vasta nõuetele, siis ta oli ka päris leilis siin ja ikkagi lõpuks võeti otsus vastu, et mäng toimub ja valgustusega on kõik okei. Kuigi pärast ma ajakirjandusest lugesin, et komissar olevat mõõtnud seda valgustustihedust ja selle pinnalt teinud selle otsuse, aga minu mäletamist mööda küll treeningute ajal seda mõõtmist ei toimunud, et mõõtmine toimus mäletamist mööda kuskil 9:30 ajal õhtul ja valgus oli täielikult piisav tol ajal, kuigi ta oli natukene ebaühtlane, aga suhteliselt piisav, sellepärast et tolleaegsete nõuete järgi pidi mängu toimumiseks olema valgust 500 luksi ja teleülekande jaoks 700 luksi, kuid väljakul oli 750 kuni 1000 luksini valgustihedus. No ja siis hakkasid asjad siin kerima, kuigi õhtul me magama läksime ikka selle teadmisega, et mäng toimub, aga siis öösel siis asjad nagu kerisid ja probleem oli ka selles, et ma ei tea, kelle möödalaskmine see oli, et mängudelegaat või siis mängukomissar, FIFA komissar ja Šoti meeskond olid ühes hotellis. Kui oli teada, et šotlased ööbivad olümpias, tehti siis komissarile ettepanek kolida ümber Viru hotelli. Aga seda ei toimunud ja mängukomissar ja šotlased olid ühes hotellis ja siis terve öö läbi see asi käis seal. 10:30 tuli Eesti Jalgpalliliidule siis FIFA poolt siis kinnitus, et mänguaega on ettepoole tõstetud kella 3-ks ja tavaliselt on nii, et FIFA seda
selle otsuse tegemise õigus tal küll on, aga ei tehta mitte nii, et mängu tuuakse ettepoole, vaid viiakse tahapoole. Ja Eesti Jalgpalliliit tegi ka selle ettepaneku, et mäng toimuks siis neljapäeval kell 10. kell 15:00. Meie olime samal ajal Kehtnas mänguks viimase ettevalmistusi tegemas ja tolle ajaksel koondise peatreeneril Teitur Torrasonil oli selline rutiin, et kui mäng on suhteliselt hilja õhtul, et siis nagu hommikul ei ole mõtet ka niisama passida, et me tegime samal ajal kerget treeningut. Ja kuna Wi-Fit ja mobiiltelefone siis kellelgi ei olnud ja Wi-Fit polnud veel kuskil, siis see info jõudis ka meieni, ma ei teagi, mängijateni hakkas ta kuskilt raadio kaudu tulema lõunasöögi ajal. Et eks siis treenerid ja võistkonna ülem olid jooksvalt asjadega kursis, et midagi võib toimuda, et mingisugune jama on sotlaste poolt üles keerutatud, aga meie tegime oma kerge treeningu hommikul ära ja nii palju, kui ma mäletan, istusimegi lõunalauas ja taustaks mängis siis üks tolleaegne Eesti raadiojaam ja kui tulid täistunni uudised, siis keegi korra püüdis kinni, et mingisugune jalgpallimäng ja midagi seal öeldi, et on varasemaks tõstetud ja protestid aga nagu, et väga konkreetset infot nagu ei saanud ja siis hakkasime seal omavahel ka arutama, et mis toimub, aga nagu treeneritelt tuli jällegi selline mitte käsk, aga nagu informatsioon, et meie teeme oma asja ja nii kaua, kui Jalgpalliliidust ei ole ametlikku uut päevakava antud või saadetud või öeldud, et siis me tegutseme selle kava kohaselt, mis meil on siiamaani plaanis olnud ja oligi, sõime lõuna ära ja läksime puhkasime ja siis seadsime ennast kui mäng pidi algama 18:45, siis me pidime kuskil 17:15 vähemalt Kadriorus olema, et selle aja järgi me ennast sealt Kehtnast bussi peale sättisime ja siia poole teele tulime, aga siis oli juba enam-vähem selge, et mängu kui sellist toimuma ei saa, sest sotlased olid kella 3 ajal väljakul ära käinud juba ja tulime siia Kadriorgu ja jalutasime mööda väljakut ja Kadriorgu jõudes oli juba asjad olid nagu teistmoodi selles mõttes, et nagu rahvast ei olnud nii palju või nii vähe kui palju või kui eeldada oleks võinud ja et info oli ikkagi levinud, et sotlased on väljakul kell 3 ära käinud koos kohtunike brigaadiga ja eestlased tulevad alles kella 6:45. No te pidite väljakule tulema. Jah. See oli... Muidu me oleks arvestatud mitte ilmumisena. Et nii ta läks et käisime väljakul ära ja läksime sama targalt riiestusruumi tagasi. Sotlased olid nii nagu kell 3 mäng, kell 1 olid nad või 1:30 siin, kõik mängueelne protseduur nii nagu mängul. Nii et võistkond läks väljakule, kohtunikud samamoodi, pandi pall väljaku keskele, löödi lahti ja kohe vilistati mäng lõppenuks. Et peale seda, kui nüüd see lahtilöök ära tehti, siis valgus see Soti fännid väljakule. Meil oli sellega probleeme. Küll nad olid seal väraval tagusid peale ja pilte ja nagu need olid seal joomased kõik. Et mäletamist mööda oli seal kuskil mingi tol korral kas 300-400 fänni. Hirm oli see, mis nad nagu tegutsema pani, et kuna nemad olid tulnud just Lätist ja olid lätlastest vaevaliselt 2-0 jagu saanud, lisaks veel vigastatud mängijad ja veel mängijad, kes pidid siis Lätis saadud kollaste kaartide tõttu Eesti mängu vahele jätma. Ja meie olime just ennem mõned päevad võitnud Valgevenet siin samas Kadriorus 1-0, et siis sotlastel oli jänes püksis ja nad otsisid neid põhjendusi või vabandusi, et Eesti koondist nagu rivist välja viia ja keerata asi jalgpalli väliselt enda kasuks. Jah, nad olid ikka suht kindlad, et nad selle protsessi võidavad.
et kui peale seda mängu pandi neil juba 3-0 võit kirja, eks ole, siis nad olid suht kindlad, et nii jääbki. Aga noh, ajalugu läks teistmoodi. Jah, et siis, et Jalgpalliliidu ametnikud tolleaegsed hakkasid väga kiiresti tegutsema ja tegid ka õigeid lükkeid väga õigel ajahetkel, et lõppkokkuvõttes siis Eesti Jalgpalliliit seljatas suure FIFA ja see mäng lükati järgmise aasta veebruarisse. Ja see kordusmäng lõppes 0-0 ja seal olid need samad kohtunikubrigaad vist oli isegi ka sama. Eks me olime tasemelt šotlastest kindlasti madalamal ja füüsilise võimekuse poolest ka kehvemas seisus, kuna neil oli hooaeg ju kestnud augustist alates, kuni siis neil kestab ju läbi talve maikuuni välja, et nemad olid oma nii-öelda hooaja tipppunktis, et meie olime laagerdanud ainult selle ühe mängu jaoks.